seda ei ütleks. Me peame saama, tegelikult saama. Väga palju. Et see vabaduste äraandmine on ju nii kurikaval, et seda tehakse nagu sammult, eks ole, ja keegi ei viitsi ju seadusi läbi lugeda korralikult, eks ole, kõik see on selline. No ja nii nagu lepingutes. Ja just, ja, et ega me näiteks isegi komisjonides, kus meid on palju, eks ole, loeme nagu neid eelnõu tekste, eks ole, alati ei saa aru ka, mis ämber sinna nagu topitud. See oli korra vahevad teie seest mõtlevad asjad. Kas ja kui palju üldse teil ja teiste liikmetel on seal juurdepääsu sellele infole, mis tuleb teadussuurde? Ei, meil ei ole. Meil on täiesti absurdne olukord, selles mõttes Ratase valitsuselt tuli iga päev see sama teade, eks ole, mis me täna saame. Aga Ratase valitsuse puhul oli see avalikuks kasutamiseks. Ma sain seda, Riigikogu liige sai kasutada või realiseerida enda õigusi. Ta sai nagu avalikustada selle info, mis seal oli, ja selle põhjal sai ta esitada ka küsimusi, järeltärimisi ja muid asju, eks. Täna on seal märge asutuse siseseks kasutamiseks, mis tähendab seda, et ma ei saa mitte midagi küsida. Aga kuidas saab üldse teadusnõukogu nagu toimetada, kui seal käib kõik suuliselt, seal ei ole mingit teaduspõhist asja tegelikult taga ju? See ei ole ju õiglane, mille põhjalt inimeste üle otsustatakse ju. Ma ei oska seda öelda. No, nad omavahel see on selge, nüüd tuli välja see, et seal ei ole mitte mingeid dokumente. Ega seal ei ole dokumente, see on mingi jututuba, eks, kusjuures nad räägivad teineteisele vastu. Ja kogu Eesti peab selle all nüüd kannatama ja siis nüüd võetakse kõik seesama politseiliigi seadus vastu ja nii edasi. No ma arvan, et see seadus võetakse vastu ikka pigem ka järgmisi valimisi silmas pidades. Et saab siin... Mul on lapselapsed, ma ei taha neile nüüd vastu. Ma küsiks seda, et seaduseelnõud ette lugedes mitte on seal kirjas, et kehtestatakse siis kord järgmise valitsuse määrusega. Siis eelnõu iseenesest või selline sisaldaks paragrahve. See on nii ja naa. Seal on... Kas millal see valitsuse määrus koostatakse? Kas see kohe järgnevalt seaduseelnõu? Ei no, nii kui seadus heaks kiidetakse Riigikogus, nii valitsus lajatab selle nii-öelda täitmiseks. Eelnõusid või tähendab siis selle määruse, mille on koostanud? Ja just nii. Et seal kõik need asjad, need on selektiivsed, eks ole, osad asjad, mis valitsusele või Kadriorule väga meeldivad, need tulevad sisuliselt, ahjusoojad kirjutab see Petsenbergi tänaval resideerub tädi alla, eks, aga osadega on nagu on, eks, kuni Riigikoht tuli välja, kui see mõnedele ei meeldi, eks, aga ma kardan küll, jah, et me venitame nii palju, kui me saame, sest et täna läheb ööistungiks, et te võite ennast rahulikult õhtul välja magada ja siis nautida hommikuni seda. Ei ole saanud magada juba kaua. No just. On mingi kellaaega teada? Ei no istung algab kell 3, meil on päevakorrapunkte on nii, et paha hakkab, eks, aga ma lugesin just kuskilt, et see istung võib kesta järgmise päeva kella 2 ja järgmise päeva istungi. Järgmise päeva istungi algus. Jah, ma just teile lugesin sellest ja uurisin, et kui kaua. Kolmapäevad on need päevad, kus on võimalik seda teha. Ma saan aru, et sa siin lõpetasin ka meie selgitusi jagada, ma lihtsalt ütlen teile ära, et see, et meid siin on praegu selline väike osa koos, ei tähenda, et meid on vähe. See on esimene lugemine, meid on palju, meid on tuhandeid ja seisame selles mõttes... Me ei teinud meelega. Mingi 5000 vist oli seal see. Seda teha ja tuleme kohale, kui on vaja. Meie seisukoht on ka selline eriolukord ja muid selliseid staatuseid ei saa riigis kehtestada ja selliseid seaduseid, et Euroopas, kui saab tulla WHO kaudu, siis meil on võimude lahusus, meie politseile annavad ikkagi korraldused, orderid, prokuratuuri kohuse põhjus ja nii edasi, et kui me loome kanali, et Euroopas saab tulla läbi Terviseameti sisse meie nii-öelda tegevasse võimu, eks ole, rakendada sunnitoomist ja muid asju, siis see on otse meie vabadus. See on nüüd väga suur samm kodus. Mul ei ole vaja just Brüsseli otsust, mul on vaja Eesti inimeste otsust. Ja ma arvan ka, et kõik, mis te teha saate, on ikkagi rääkida inimestele ja kaasata võimalikult palju rahvast. Et see vasakliberaalide diktatuur on... Aga see ongi praegu kõige nõmedam ju, et me ei saa kohale tulla enam. See on kõige hullem. Meil on praegu ainult virtuaalselt käib kõik, aga see pole tegelikult see, sest et seesama seadus, et me peame kandma maski, hoidma distantsi, me ei saa tulla siia. Tulime nagu nii vähesed, kui me saame. Aga selleks ei mõeldud ju on. Ja see on nii ebaõiglane ja nii vale, et ma ei saa oma enda vabaduse eest ka seista enam. Nii ongi täpselt.
et paraku jah, praegu ei ole peale EKRE ja Isamaa ei ole kedagi, kes meie põhiseaduse ees seisaks. Et sisuliselt need inimesed, kes on selle seaduseelnõu sisse andnud, nad on kas siis, või toetavad seda, minu hinnangul nad rikuvad Riigikogu liikme ametivannet, nad pilastavad Eesti põhiseadust, eks ole, ja nad rikuvad ka siis ministri ametivannet. See on ikka väga ruudne seis tegelikult. Ma arvan, et siin peaks tegelikult juba Kaitsevägi sekkuma. Ei, Eesti on ikka... Ei, selles suhtes, et Kaitsevägi me oleme ikka demokraatlik riik, eks ole. Kui need seadused kõik läbi lähevad, siis mina näen, et see on Eesti riigi okupeerimine. Kaitsevägi peaks olema inimeste kaitseks. Ja, aga see toimib natuke teistpidi ka, kui sa kehtestad riigis eriolukorra, nii siis president annab ikkagi Kaitseliidule käsu tulla välja. Pigem tuleb ta meie kahjuks välja, mitte kasuks. Juht, aga tegelikult me anname ju me anname sisuliselt ära kogu aeg oma neid viimaseid riismeid, mis meil on iseotsustusõigusest Euroopa Liidu. Et nüüd see nii-öelda see taaskäivituse mehhanism, eks ole, see raha, mida meile süstitakse Euroopa Liidust, eks ole, siis tegelikult peaks selle heakskiidu jaoks peaks olema referendum. Sest see ei ole see Euroopa Liit, millega me liitusime. Ja nüüd me anname, nad on õudselt kavalad, eks ole. Euroopa Liit on nagu täielikult jesuiitlik organisatsioon, kui nad uksest ei saa, siis nad tulevad aktivist. Ja seadusi ja reegleid muudetakse ju jälle, eks ole, nii nagu Schengenite ja muude asjadega. Ja praegusel hetkel sisuliselt me ju ükskõik, kuidas me seda ei nimeta, eks ole, see nii-öelda taaskäivitamise rahastu on laen. Nad ei nimeta seda laenuks, eks ole, hea küll. Me saame aru sellest. Rahaminister täna hommikul meil fraktsiooniga kohtudes ütles, et et see ikkagi on laen, eks ole. Ja laen tuleb tagasi maksta. Tagasimaksmine on maskeeritud nüüd mingi pakendi, ehk siis plastiku mingi maksu. Kuidas me seda nimetame? On see ikkagi tagasimaksmine, eks ole, ei saa maksta. Mingisuguse eufemismi võime nimetada siin. Seda ei saa teha, sest Euroopa Liit ei saa kehtestada Eestile mingeid niisuguseid makse. Ja me anname kogu aeg mingisuguseid neid asju ära, eks ole, Saksamaa survestab meid nii meeletult pagulaste teemal, eks. Mis pagulaste? Need on hulgused, need ei ole mingid pagulased. Pagulased olid sõjapõgenikud Süüriast, nemad olid pagulased, aga need neegrid, kes Aafrikast Itaaliasse tulevad, need ei ole pagulased. Mitte ühegi selle klausli järgi ei kvalifitseeru pagulast. Kui palju neid nagu nii-öelda sisse tahetakse tuua siia? Varem oli migratsioonileppes, et iga eest töötav inimene tulla, nüüd on see mugavusklausel seal sees, et sa võid tuua ka ju 3-4 pereliiget. Ja ei kujutage ette. Kes ei peagi tööd tegema. Terve külaga. Ja ülal hakkame ju pidama neid selles mõttes maksumaksa ajaks meie. Ja praegu pole... Ja ega me ei saa kaasa rääkida selles, eks ole. Tänane valitsus, eelmises valitsuses on väga paljud asjad, kas või see sama meediaseadus. See meediadirektiiv, eks ole, see meediagestapo või tsensuur, siis valitsus ütles, okei, teil on jah see seadus, aga mis siis siin? Me ei täida seda. Ma lugesin ka jah selle meedia. Aga tänane valitsus on nagu nii üdini orjameelne, et nad võtavad kõik need asjad vastu, mis on seisnud siiani ja keeravad veel üle, sest Eesti ametnik on ju püüdlik, ta keerab selle asja veel kangemaks, kui mingi Euroopa Komisjon üldse nõuab. Et selles mõttes on, ma ei tea. Peale esimest eelnõu lugemist, milline tavaliselt intervallil läheb eelnõu teisel lugemisele veel? See on nii ja naa, seal antakse parandusettepanekute tegemiseks aega, ma kujutan ette, et nad ei taha seda vaega väga pikalt anda. Et nad annavad võib-olla mingi 10 päeva, hea tava on umbes 10 päeva. Ja siis ta läheb juba teisele lugemisele ja... Kas lugemiste vahepealsel alal on seaduslikult õiguskantsleril näiteks ka sekkuda sellesse protsessi? Õiguskantsleri arvamust võib küsida alati. Arvamust ja peab. Kas ta on ka võimalus, et sekkuda mingil ühel või teisel moel? Ta ei saa seda vaidlustada nagu menetluse käigus minu meelest. Ma võin eksida. Ma kirjutasin ja uudisime, ta ei saa tegelikult mitte midagi teha praegu. Me saame ainult talle kirjutada, aga ta saab ainult saata
nagu siis, nagu ta on teinud neid artikleid või no kuidas need on, memod või mingeid teavitusi, et ärge niimoodi, et see on nagu selle vastane ja tuua sinna mingisugused klauslid, noh, et paragrahvid nagu, et kuhu võib-olla sobi, aga ta ei saa mitte midagi teha. Vähemalt meie saime niukese vastuse. Aga kohus, nagu me oleme täheldanud, eks ole, Riigikohus on meil juba loob ise seadusi, eks ole, mitte ei anna hinnanguid seaduslikkusele, nii et noh, see on ka niisugune nihilistlik lähenemine, eks ole, see on täiesti uus. Kas Riigikohus, aga ma tean, et on ka põhiseaduslikkuse järelevalve kohus, et oskate äkki öelda, kas äkki on targem siis sealt kanalilt pidi minna või läheneda? Ma ei ole ju hariduselt jurist, ma ei tea. Aru saada, ma just küsin äkki. Ei, ma ei oska sellele vastata kahjuks. Ma ütlesin ka, et kus saaks veel abi nagu on, kes saab, kui õiguskantslergi ei saa, kes veel saab nagu rahvast aidata, inimesi siin oma maha? Mul oligi see küsimus, mis see võimalikult maksimaalsed kaitsemehhanismid nagu rahval on selle jaoks? No nagu ta ütles, et me peame tulema kohale rääkima oma inimestega, tegema seda teavitustööd, sest et mainstream meedia vastu muud moodi ei saa, narratiivi on vaja muuta. Ega siis meie hääl ju, noh, sõbrad, ega teie hääl ja minu hääl, kas ma saan Rahvusringhäälingus näiteks sõna või ärge lootke, ei juhtu sellist asja. Aga sa saad meie kanalites sõna, ju? No, jaa. Ühesõnaga, mida me tahtsime öelda ka see, miks me siin täna oleme, nagu me Kalle ütlesime, et nagu teie selja taga on tugevam, sest kes niimoodi mõtlevad ja visake neid info kuidagi nagu meie suunas võib-olla või me tekitame neid kanaleid ja leiame, et meid on nagu päris palju juba. Või öelda, et meil on väga palju selle taga. See on õige. Mainstream meedia on alati Ma võiks üks huvitav asja. Oi, see on mu, see on mu fraktsioonikaaslane. Okei, siin on ainult röövaluga või? No, võib-olla muid asja ka. Koerapass. Ei taha enam sisse saada. Okei. Ma mõtlesin, et mingi põhjusega me siia tulime. Ja. Ma viin selle politsei kätte. Et mis on nagu kõige tähtsam on ju tegelikult see, et mida meie ju ajasime, on see nii-öelda referendumite, mis on lubatud, legaalne vorm, eks ole, inimeste otsustusprotsessid, eks ole, mis on meie põhiseaduses kirjutatud ja mida ei ole rakendatud mingi 17 aastat. Praktiliselt ei olegi, sest et liberaalid kohutavalt kardavad rahva arvamust. Ja selle nad lasid jälle, noh, selle nii-öelda selle abielu küsitluse, mis ei olnud tegelikult referendum, aga oli lihtsalt küsitlus, selle nad lasid ju põhja, eks ole, ja nad ei lasknud mitte põhja sellepärast, et see tulemus nendele ei oleks pruukinud meeldinud. No loomulikult ei oleks see neile meeldinud, aga nad lasid selle põhja ja korraldasid ju sisuliselt riigipöörde selleks, et seda pretsedenti mitte kuulda. Eks seal on ka mitu asja seal taga, aga riigipööres oli küll tõesti. See oli riigipööre, sellepärast, et noh... aga tead, mina aru ei saa. Mina ei saa aru sellest. Tänapäeval on kõik ettevõtted, kes vähegi tahavad, võivad panna, teha siis kodulehe, kus on digiallkirjastamise võimalus olemas. Et siis ega vaadake, kui see mingisugune referendum tuleb, on ju, ja siis ütleme, pannakse mingisugune, tehakse mingi lobitöö ära, on ju, et siis et faktiliselt, kui inimesed tahavad tõesti nagu hääletada, et nad panevad faktiliselt nagu selle allkirja ära, on ju, see, et nüüd Riigikogu seda nagu kuulda ei võta, noh niimoodi otseselt nagu kuulda ei võta seda menetlusse, aga siis see on juba tõesti selline suur hääl nagu, et mis karjub nagu, isegi kui keegi ei kuula, aga miks niipidi seda asja ei tehta, et kui sina ei taha seda referendumit läbi viia, okei, me viime iseseisvalt selle läbi, on ju. Ja, aga see ei ole siduv jälle. Mis siis, et ei ole siduv? See on jälle niisugune, noh, me võime õllelauas ka referendum. Ei arvestata üldse valitsuses, et miks rahvapetitsioon üldse valitsuses ei arvestata? Lihtsalt pead nad läbi arutama mingi. Ei, no aga tegelikult ei arvestata, isegi kui oli sama, kui Reinsalu võttis esimesed meie vabadused ära ja kui Peeter Proos käis sotsiaalkomisjonis asja arutama, siis seal oli mõnitav tsirkus ainult. Seal ei arvestatud midagi, see lükati tagasi. Ta oleks meie rahvaid esindas, tuhandeid seal esindas ja et tühistada see SC 165 või vastupidi, kuidas see oli see. Ja siis nad lihtsalt mõnitati sellega tsirkus. See ei ole normaalne, sest need olid esimesed need, mis meil ära võeti ju. Ei muidugi, teil on õigus, aga ta ei ole selles see on ju nagu, et siis üks valitsus ei kuula. Legaalne vorm, eks ole, selline rahva arvamus on seda hea teada, aga see on ka kõik. Ta on nõuandva niisuguse mõjuga. Aga kui on juba komisjon? Argument olid tugevad meil, rahvas seisis selle taga. Ei vaidle vastu üldse, aga teda ei pea nagu arvestama. Et nagu Reinsalu-sugused võivad meilt ära võtta, aga rahvas massina ei või nagu seista selle eest, et neid tühistada see seadus. See on kuidagi väga ebaõiglane.
aga ta ei ole selline legaalne samm, millele järgneks mingi kohustus, et Riigikogu peaks seda ma saan arutama. aru, on ju, aga seadus oli see algus, kõige esimene algus oli see, kui meil võeti need tavalised õigused ära. No alguses saab asi ikkagi sealt, et meie vähe informeeritud kodanik läheb valib on ja sellesama Riigikogu siia kokku, et vahet üle, kes siin praegu isegi see peale riigipööret on võimul meie valitud inimesed. Vaid see oli mingi aasta tagasi oli see oli siis, kui aasta tagasi kokkas see asi. Siis, kui Reinsalu tulles tagasi selle teema juurde, mis meil täna siin käsil on, Taanis seesama seadus taheti nii-öelda vastu võtta, aga siis taanlased tulid tuhandete viisi, tulid pottide pannidega selle valitsushoone ette ja nii-öelda meelt avaldama, et seal nad ei lasknud läbi seda. Kas Eestis võib sama asi toimida nii-öelda? Seal oli ikka tuhandeid olid. Ma muidugi kahtlen. Ja 9 päeva olid need inimesed seal Riigikogu ees, nagu ütleme meile Riigikogu ees. Ja Taani on ikka ju oluliselt rohkem kodanikuühiskond kui Eesti. Ja nemad ei kartnud kuskil nagu selles suhtes, et nad ei pugenud, jah, et see viirus ja kõik haigused, aga nad ei pugenud selle taha, sest et see oli väga tõsine seadus, on see praegu vastu võtta. Nad tulid kõik koos välja, olgu nad potid või pannid või mida iganes on ju, ja nad said selle... No selle seaduste mõte on see, et kui see vastu võetakse, ega neid ära ei kaota. See saab olla muud. See ongi seda, ma ei tahaks, kuidas seda saab teha, seda üldse ei võetas vastu. Seadust saab ära muuta alati ju järgmise seadusega, näiteks täna me menetleme siin välismaalaste seadust, eks, millega, mis on ka üks õudne asi, eks ole, mida seesama Reinsalu muidugi hoidis kinni rahulikult selle välismaalaste seadusega, nüüd tahetakse, see on jälle mingi Euroopa kohtu otsus, siiani inimene, kes tahtis saada Eesti viisat, eks ole, siis konsulaat ütles talle, et sa ei saa ja ei põhjendanud seda ja sellega oli jutt lõppenud. Nüüd on otsustatud, et iga hulgus, kellele Eesti keeldub viisat andmast, võib selle apelleerida kohtuseks. Mis on nonsense, Eesti kohtus, meil on nagu kohtutel tõsiselt vähe tööd, eks ole, kohtunikud haigutavad hommikust. See on nagu üks asi, aga mis mõttes, see on jällegi suveräänsuse loovutamine. Me enam ei otsusta, keegi ütleb, et me peame seda menetlema ja Eesti ametnikud, see ei ole mida viisa, see Euroopa Komisjoni, see Euroopa kohtu otsus oli viisadest, aga eestlased on sinna lisanud veel ka pikaajalised elamisload ja tööload ja kõik muu selle sodi, eks, et põhimõtteliselt jällegi teeme uksed, aknad lahti, tulge. Mis see eesmärk on? No eesmärk on anda ära riigis Eesti rahva käest kontroll. Meil on juba niigi lõviosa venelase, siis on teisi, mitte selles on midagi halba, aga kui me lõpuks vähemusse... Teate, ma pean ära minema. Aitäh teile! Politseisse.